kõigile. Minu kell näitab 15.15, seega aitäh, et olete tulnud kuulama siia natuke, kuidas me räägime roheteemadest, roheraiderist. Mina olen Kertu, mina olen Tallinn Music Weeki administratiivjuht ja alustangi sellest, et ma üldse räägin. Kas slaidid tulevad ka? Alustangi siis sellest, et ma üldse räägin, et miks me räägime täna roheteemadest. Et koos Muusikaliin Tallinnaga on Tallinn Music Week ja Viljandi Pärimusmuusika Keskus siis võtnud ette sellise toreda projekti, kus me aitame kaardistada ära, mis on muusikavaldkonna jätkusuutlikkuse võimalused läbi selle ÜRO jätkusuutlikkuse eesmärkide ning aidata kirja panna roheraideri, ehk mis siis aitaks meil ühtlustada muusikavaldkonna sellised mõnusad rohelised normid, kuidas üheskoos edasi minna, et see kõik edasi kestaks. Ja sellega seoses me korraldame mõned ümarlauad, millest kõige esimene on täna, et kui te seda QR-koodi skännite oma telefonidega, siis te saate sinna lingile, kus saate ennast kirja panna järgmistele ümarlaudadele, et meil tuleb 2 tükki on vabas vormis ja siis ongi, et üks on veel siis Tallinn Music Weeki konverentsi raames, kus me räägime rahvusvahelise nurga alt. Teised 2 keskenduvad siis rohkem Eestile, kus me räägime siis headest praktikatest ja nii koos oma partneritega väljastpoolt muusikavaldkonda, näiteks siis hotellid ja toitlustajad, aga ka muusikavaldkonna sees. Ja sellega seoses ma väga palun, et kui teil vähegi on telefoni, mis skännivad sellist QR-koodi, et aitaksite meil koguda ka andmeid. Et me kogume seda, kuidas muusikavaldkonnal päriselt läheb ja selle QR-koodi skännimisega te jõuate väikse ankeedini, mis võtab reaalselt aega 5 minutit, kus enamus on valikvastused ja kus võita võib ühe Tallinn Music Weeki konverentsi passi. Aga kui me lähme tänase teema juurde, siis minuga siin on 4 väga toredat inimest ja ma annangi neile kohe endale sõna, et nad saaksid tutvustada, kes nad on, mida nemad teavad siis sellest rohevaldkonnast või kuidas nad sellega seotud on. Ja ma püsitaks ka kohe esimese küsimuse, et kas ja milline on rohepesu muusikavaldkonnas? Kirsika, kas sa alustaksid, palun? Tere, kohe siuke pomm küsimus siia algusesse. Ja tere, ma olen Kirsika Meresmaa ja täna siin siis Viljandi Pärimusmuusikafestivali rohepealikuna. Jõudsin sinna sellele positsioonile väga orgaaniliselt, alustasin jäätmetest, alustasin vabatahtlikuna jäätmetiimis, korjasin maast prügi ja läks mõned aastad mööda ja niimoodi samm-sammult siis täna rohepealik ja vaatan kuidagi festivalil nagu üldisemalt, mitte ainult jäätmesektori või jäätmevaldkonda, vaid laiemalt, mida igas valdkonnas võiks teha, et oleks sündmus keskkonnasõbralikum. Ja küsimus oli, kas muusikasektoris on rohepesu või? No kas on jah, ja kui on, siis kuidas sa oled seda märganud? Ma arvan, et ikka on, aga ma tahaks öelda, et võib-olla suur osa sellest rohepesust tuleb sellest teadmatusest, ehk siis, et ma tegelikult võib-olla korraldajana ise ei teagi, et ma seda rohepesu teen, sest et ma enda arvates olen väga tubli ja tark ja näed, see nõujubio laguneb, on ju, ma ju kasutan seda, et see on ju parem kui plastmassist taldrik, aga kui palju ma ise nagu sinna taha olen vaadanud, et see on see küsimus ja võib-olla see on see üks ohukoht nagu selles rohepesus. Aitäh. Liina, kas sa palun jätkad? Ei taha. Tere! Mina olen Liina Kanarvik Tallinna strateegiakeskuse ringmajanduse osakonnast. Et ringmajandus on küll suur ja lai, aga minu osakond tegeleb rohkem siis jäätmetega, jäätmemajandusega, Tallinna linnas jäätmete liigiti kogumise sorteerimise nii-öelda korraldamisega, jäätmejaamad, parandustöökojad ja nüüd siis sinna otsa ka ütleme avalike ürituste puhul siis kogu see korduskasutus lahendustele üleminek, et siis kogu see jäätmetekke vältimine on see, mis me oleme võtnud suunaks. Ja küsimus, muusikaüritusi ei ole korraldanud enne, nii et olen ainult külastajana käinud siin-seal. Nii et mulle jääb kohe silma, kas midagi on korraldatud keskkonna nii-öelda hoidlikult või mitte. Et kui me räägime üldse üritustest, siis iga üritus on ju tegelikult keskkonnavainulik, et sellist üritust nagu keskkonnasõbralik ei ole olemas, sest kogu inimtegevus ja kogu meie käitumine on tegelikult ju keskkonnavainulik, eks ole. Me saame teha lihtsalt kas natukene paremini asja või mitte. Nii et jäävad silma lihtsalt väikesed asjad ürituste puhul, kas näiteks ka siin, eks ole, aga võib-olla me jõuame täpselt sinna, et mis siis täpsemalt on need esimesed sammud, mida saab paremini teha. Nii et korraldaja valdkonnast ei ole mul midagi öelda, pigem külastaja valdkonnast ja kindlasti jääb alati silma, kas üritus on korraldatud natukenegi mõeldes keskkonna peale või mitte. Tere, mina olen Triin Pikk, olen elu- ja keskkond programmiliini juht
Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tiimist ja igapäevaselt koordineerin ja kureerin 1/4 Tartu 2024 programmist. Ja lisaks sellele seisan hea selle eest, et veerandis Eestis korraldatakse kultuurisündmusi juba sellel aastal, aga ka järgnevatel aastatel ühtsete põhimõtete järgi. Nimelt Tartu 2024 on välja töötanud oma keskkonnategevuste strateegia, seadnud endale sellised üsna ambitsioonikad, aga saavutatavad kindlasti eesmärgid, mida nende paari aasta jooksul, mis me selle Euroopa kultuuripealinna projektiga tegeleme, oleks võimalik ellu viia. Ja selleks, et neid eesmärke saavutada, siis me oleme loonud sellise juhendi kultuurikorraldajatele, kontserdikorraldajatele, üldse korraldajatele, kes siis saaksid oma sündmusi keskkonnahoidlikumalt ellu viia. Keskkonnateemadega ma olen tegelenud juba tõesti aastast 2019 süvitsi ja just selles kultuurisektoris, varem lihtsalt hästi keskkonnateadlik inimene. Ja mul on ka sama, ma nõustun Kirsikaga siin, et palju sellist rohepesu juhtub teadmatusest ja tegelikult tõesti on väga raske korraldada sündmust nii, et sellel üldse mingit mõju ei ole keskkonnale. Et tuleb olla hästi teadlik ja hästi palju lugeda ja uurida, aga see on väga suur vaev ja väga ajamahukas, et sellised juhendid nagu meie juhend või siis ka Tallinnal on valmimas peagi, et need kindlasti aitavad korraldajal teha neid esimesi samme keskkonnahoidlikuma korralduse suunas. Aitäh, Maila. Ja, tere, mina olen Maila Kuusik ja olen siis samast keskusest, kus Liina. Miks ma siin olen? No, mul on nagu eriti hea siin olla, sellepärast, et kui ma varasemalt töötasin rohepöörde kompetentsikeskuses, siis mina olen seda keskust muutnud selles keskuses. Nii et, aga miks ma siin olen, on see, et üle aasta tagasi algatasime me keskkonnasõbraliku ürituse juhendi koostamise. Ja võib-olla see minu roll, millest nagu mina räägiksin, on just see, et me siis ka üritasime testida, et kuidas see juhend võiks nagu iseenesest töötada. Nii et me katsetasime ära põhimõtteliselt 4 näidet, 2 olid spordiüritused, siis üks oli siis muusikaüritus ja no merepäevad, ma ei tea, kuhu kuulub sinna vahepeale või midagi iganes. Et mina räägiks võib-olla siis sellest praktilisest kogemusest ja no pluss siis ka loomulikult, et kui sa ise ka neid üritusi vaatad siis ja neil käid, et ikka üht-teist hakkab silma. Aga rohepesu kohta ma nagu ei oskagi öelda, et noh, mulle tundub nagu vahepeal kasutatakse seda rohepesu terminit ka natukene kergekäeliselt, et siis kui ei taha või viitsi midagi teha, siis öeldakse, vaat sõbrad, see on nüüd rohepesu, mis te teete. Et noh, et alati tasuks nagu küsida, et mis te sellel mõtlete, et kui te selle lause välja ütlete, et noh, et mis see siis nagu teie jaoks tähendab, et kust see pesu algab siis ja kust need pesunäpid lõpevad. Maila, ma kohe siis jätkaks selle Tallinna katsetuse piloodi peal, et millised need tähelepanekud siis oli, mis te kaasa võtsite sealt? No meil oli niimoodi, et me töötasime välja siis selle juhendmaterjali. Järgmisena panime ta Wordi tabelisse. Ja siis rääkisime kõikide nende korraldajatega enne üritust läbi niimoodi punkti haaval, et mida saaks teha. Noh, meil oli ikkagi tõsine siukene algne katsetus, et ega see esimene reaktsioon oli ju enamike puhul on, et ei, et me küll jumala eest ei hakka selliste asjadega tegelema. Et noh, et see esimene on ikkagi alati see, et ei ole võimalik ja ei saa ja ikka nii kallis on ja siis minu meelest võib-olla see kõige suurem kasutegur nende ürituste puhul oli see, et nende korraldajate see vau-efekt, et tegelikult saab. Noh, kõik ei saa, korraga ei saa, kohe ei saa, kogu selles ulatus ei saa, aga põhimõtteliselt saab, kui sul on tahe olemas.
ja see võib-olla ongi nagu kõige tähtsam nende asjade juures, et noh, eks ma siin ajapikku siis räägin ilmselt neid näiteid, et noh, et jälle asjad, eks ole, et mida sa ei oska kunagi arvestada, et noh, et kui sul on maraton, meiega proovisime võrkusid, et kuidas neid topse siis võrku visata, eks ole. Noh, tol päeval oli Pirital ikka nii suur tuul, et need võrgud olid kõik pahupidi, et noh, et jälle oleks töötanud rahuliku ilma korral, vot ei tööta, kui on tuul, mis sa teed? Loodus ise. Et selliseid toredaid väikseid avastamise ja vau-asju oli, et mis mulle meeldis muidugi oli siis näiteks ooperipäevadel, et seal nad ütlesid kohe, et see lavakujundus läheb nüüd edasi Draamateatrisse. Ma väga loodan, et läks. Kuigi noh, ilmselt nad kasutasid sealt ainult vineeri ja mingisuguseid juppe, aga jälle see sama, eks ole, et sa mõtled selle asja läbi. Et võib-olla see kaks asja, mis nagu mina üldse selle katsetuse puhul nagu kaasa võtsin, et noh, et ükskõik siis, kes teile neid nõudeid esitab või mida iganes, eks ole, et noh, et kõigepealt mõelge läbi. Ja kui te ürituse ära teete, siis mõelge veel üks kord. Ja siis ärge visake seda paberilehte, kus te mõtlesite ära, vaid võtke ta järgmisel aastal välja. Triin, teil on Tartus ka oma juhend. Kas seda juba kasutatakse ja kuidas sellega on läinud? Selle juhendi avalikustasime 2021. aasta maikuus ja sellest ajast peale on seda ühel või teisel moel laiemalt ja kitsamalt kasutatud. Ja me ise tegime väga suure alustuse, nii nagu Maila ütles, et nad testisid, siis meie testisime ka 2021. aastal Autovabaduse puiestel ja ütlesime, et me teeme kõik, mis selles juhendis kirjas on, me teeme kõik ära, et proovime, vaatame, kuidas välja tuleb. Autovabaduse puieste puhul tuleb kindlasti öelda seda, et see on koostööprojekt, kus osalevad erinevad linna nii-öelda osakonnad ja siis kultuuriorganisatsioonid, kultuurikorraldajad, kultuuriühingud, tantsuseltsid, muusikaseltsid, üle 70 erineva partneri, 5 toitlustajat, 6 aega ja igal nädalavahetusel vähemalt 2 kontserti. Et väga-väga suur hulk inimesi, väga palju suur hulk partnereid, keda siis viia kurssi nende uute põhimõtetega, mida järgida. Ja üks suur asi, mida me sellel puhul ka ära tegime 2021. aastal oli see, et terve 6 aega me kasutasime korduskasutatavaid nõusid, 5 toitlustajat oma toitu nendest pakkusid ja me kogusime need ka ise kokku, mille tulemusena me suutsime ära hoida 15 000 ühekordset topsi taldrikut ja see oli tegelikult väga suur asi, sest et mitte keegi toona ei olnud selleks veel valmis sellises mahus. Ja kuigi korraldaja vaatepunktist ja ka toitlustajate vaatepunktist oli see väga uus asi, et kuidas opereerida sellistes oludes, kus sa ei tea, palju sul inimesi tuleb lõunale või õhtut sööma sellele alale, et kui palju neid nõusid ette tellida, kui palju neid nõusid vaja üldse läheb. Et see oli väga sihuke uus kogemus nii nendele 5 toitlustajale kui meile tiimina. Lõpptulemusena ma arvan, et me võime sellega kõik rahule jääda selle kogemusega ja me ei ole nagu tagasi enam pöördunud, et järgmiste aastate Autovabaduse puiested toimusid nende samade põhimõtete järgi ja sel aastal samamoodi. Et eriti tänulikud olid külastajad, kes nõud tagasi tuues pesid selle ise lausa puhtaks ja ütlesid, et nii tore, et teil on korduskasutatavad lahendused, et neil ei ole seda plastikut enam vaja. Ja mitte keegi ei pahandanud selle üle, et nad pidid maksma 2 eurot rohkem, et rentida seda nõud. Ja see oli nagu vapustav. Ma ise võtsin neid nõusid sealt vastu ja sain seda tagasisidet kohe otseallikast, et natuke kurvemini läks meil võib-olla jäätmete sorteerimisega, et see ei õnnestunud väga hästi, aga see on üleüldine selline murekoht terves Eestis vist ja ma arvan, et kultuurisündmused saavad siin olla
väga suureks eeskujuks ja teenäitajaks sellistes keskkonnahoidlikes muutustes üle Eesti. Et olgu see siis korduskasutatavate lahenduste kasutamine, jäätmete sorteerimine, taimsed kohalikud toidud. Et see on tõesti nagu, me oleme saanud nii positiivse kogemuse, et sellega edasi minna. Väga tore. Ma korraks vahepeal ütlen ka, et kui on saalis kellega küsimusi või läbi interneti, et siis julgesti võib märku anda ja neid me oleme valmis ka alati vastu võtma. Aga need jäätmed, need on pidevalt nagu pinnuks silmas, mulle tundub. Samamoodi ka see nõude teema, et nüüd ju Tallinn kehtestas selle, et peab olema kõikil üritustel olema korduskasutatavad nõud, isegi mitte biolagunevad, vaid just korduskasutatavad. Ja see nüüd järgmist aastast laieneb ka üle Eesti. Aga mis teema nende siis, miks need jäätmetega nii keeruline, miks kõik sellest räägivad? Et Kirsika ja Liina, et äkki teie olete nõus seda avama? Hea meelega. Ma võib-olla natuke ütlen taustaks, et meie siin ees kõik oleme selle juhenditega igati kursis on ja et võib-olla teie ei ole sellega nii täpselt kursis, et mis see juhend üldse tähendab ja mis valdkonnad seal üldse välja toodud on, kui me vaatame mingit üritust. Et need märksõnad on läbi käinud, et seal ongi alutuses selles, et kuidas üldse, mis toitu pakutakse, kas see on kohalik toit, kas seal on lihavaba toit, millistel nõudel see toitlustus käib, kas on korduskasutus, kas on kohalik päris nõu, kas vett pakutakse kraanist koha peal või on kõik pudeliveed, et sellised väiksed elementaarsed asjad tegelikult on ju, aga mida me tegelikult igal üritusel näeme, see jääb meile silma. Sinna juurde loomulikult jäätmete liigiti kogumine, materjalide ostud, ehk siis kõik, mis on seotud, ütleme, rinnasildid, kaelapaelad, ütleme esinejatele mingisugused meened, et need kõik sellised asjad, mis käivad ühe üritusega tavaliselt kaasas. Ka transport, et kuidas, ütleme, osalejad ja korraldajad üldse sinna liiguvad ja nii edasi. Et seal on siuksed põhilised peamised asjad, mis kuuluvad ühe ürituse juurde ja need samad ongi need valdkonnad, mis on toodud sellest ürituse juhendist välja nii Tartu puhul kui siis ka Tallinna puhul ja nüüd on ka ministeerium teinud enda lehele, eks ole, selle samamoodi ühe juhendi, mida siis kõik ürituse korraldajad saavad siis jälgida. Et seal on väga palju punkte välja toodud ja igaüks saab siis selle linnukese sinna teha, kas tal on see tehtud, kuidas on tehtud ja mida saaks paremini. Nii et tasub seda jälgida, et niisugune värske juhend on ministeeriumi lehel ka olemas. Aga jäätmed, no jäätmed on selline asi, mis lihtsalt jääb silma kõige rohkem. Seda lihtsalt on ükskõik, mida me tarbime. Meil on ju metsik ületarbimine ja me kõik ju näeme seda igapäevaselt, kui palju meil on poes kraami või kui palju mingi ürituse juures tekib neid jäätmeid. Ja see on lihtsalt asi, mis meil kogu aeg käib kaasas, siis jääb meile lihtsalt silma. Et sellest ei saa üle ega ümber, et selle suure tarbimise juures on üks väiksem asi, mida me üldse saame teha, on saata materjali ringlusesse. Et meil on nagu nii olema harjunud sellega, et valikut on lihtsalt nii palju poes ja ka ürituste ja kõige muu puhul ka, et ja tegelikult me oleme ju, ütleme, ühiskonnana jõudnud sinna suht hilja, et meil on nii palju valikut ja nii palju asju saame osta, et kui me nüüd ütleme, et kuule, tarbi nüüd vähem või hakka sorteerima, siis on alati see algul tagasiside, et mis asja meil just hakkasin tarbima, on ja me alles jõudsime sinna, et laseme nüüd tarbin natuke aega. Aga tegelikult see tarbimine on meeletu ja Eesti on tegelikult väga suures esirinnas, et kui me räägime üldse, ütleme, ületarbimisest ja kui palju me asju tarbime, siis on olemas, eks ole, maal on ületarbimise päev, mis on juulikuus, aga Eestis on see juba märtsi algusega kutu. See päev on möödas, see tähendab seda, et selleks kuupäevaks oleme me ära tarbinud loodusvarad, mis olid mõeldud terveks selleks aastaks. Et iga aastane on selle juba ära tarbinud, meie rong on läinud juba, me ei tohiks enam põhimõtteliselt tarbida mitte midagi. Ehk siis, kui me tahame üldse nagu, et natukenegi jätkusuutlikumalt siin maakeral toimida, siis ütleme, asjade ringluses hoidmine on vähim, mida me üldse saame ära teha. Et ma olen juba oma eluviisiga või üldse tarbimisega teinud sellele, ütleme, maakerale nagu tegelikult nii palju halba, et väiksem asi, mis ma saan teha, on see, et ma vähemalt suunan selle jäätmeliigi õigesse prügikasti ja ta läheb ringlusesse. Ja seetõttu on, ütleme, inimeste teadlikkus on vähene, kuidas liigiti koguda, et kui sa prügikastide juures ei seisa kindlat inimest, kes ei näita, kuhu mis käib, siis inimene pigem tuli sinna üritusele, ütleme, seda üritust tarbima, seda muusikat või midagi muud kuulama, mitte sinna jäätmeid liigiti koguma, et ta pigem viskab nad lihtsalt ühte kokku. Nii et mis kaos tegelikult seal jäätme liigiti kastide juures on, võib-olla sa oskad paremini öelda, sest sa oled ise kättpidi seal väga palju küljes olnud. Ja, olen. Võib-olla võtan ühe sammu tagasi, et tegelikult jah, see, miks me räägime jäätmetest hästi palju, sest jah, nagu sa ütlesid, see on väga nähtav ja eesmärk on siis see, et me tekitaksime võimalikult vähe seda segaolmejäädet, mis läheb lihtsalt kas ahju või põletusse, millest ei saa mitte midagi. Ja kui ma võtan näiteks 2018 meie festivali, kus meil oli siis kogu jäätmekorraldus oli üsnagi kaootiline selles mõttes, et iga nurga peal oli prügikast.
need ei olnud kuidagi nagu, meil oli kas olme prügikonteiner ja siis meil olid eraldi taararaamid, aga see oli see ei olnud nagu ühed olid ühes kohas, teised olid teises kohas ja prügi sattus väga palju ka maha ja siis meil olid suured tiimid, vabatahtlikud, kust siis mina ka alustasin, kes korjasid seda kõike ülesse. Nüüd, kui me tegime selle sorteerimise, siis juba ma arvan, et see nagu läks selles mõttes lihtsamalt, et inimesed juba leidsid prügikastid ülesse, enam nii palju maha ei läinud seda. Ja tõesti see juhendamine, et kuhu mis käib, see on üks valurikas teekond, aga see läheb paremaks ja kui sul on ikkagi 4-päevane festival ja inimene on nagu esimesel päeval ta ei saa mitte midagi aru, teisel päeval ta juba natukene oskab ja 3. päeval tal on juba selge ja midagi ei pea juhendama ja nagu seda on väga hästi näha, et iga õhtu, kui konteinerisse vaatad, et siis see kvaliteet läheb järjest paremaks. Et selles mõttes on me ikkagi, see läheb paremuse suunas ja teine asi, miks see külastajale on nagu ka nii, et see ongi nii nähtav asi, et kui me läksime korduskasutusnõude peale, siis inimesed olid nii üllatunud, et issand, üldse ei ole ühtegi veetopsi kuskil maas vedelemas ja konteinerid on ka nii tühjad, et mul ei ole enam seda probleemi, et ma pean päeval mingid konteinerid tühjendama või tellima mingi äraveo juurde, sest lihtsalt ei mahu ära ja inimesed märkavad seda ja see ongi see, miks nad on ka motiveeritud maksma seda 2 eurot pandiraha, sest et nad saavad aru, et see läheb õigesse kohta, et me nagu päriselt näeme, et midagi muutub paremaks sellest. Niisugune visuaalne asi, mida tegelikult kõik näevad ja see annab üritusele nii palju juurde ja see näitab, et see üritus on nagu kuidagi nagu puhas, et siin on nagu hea minna, et sul on nagu päris nõu või sul on ka korduskasutatav nõu, et ei ole seda ühekordset jama, mida me kõik näeme, et prügikastid ajavad üle ja on kole ja must, et see annab ürituse kvaliteedile juurde ja see näitab, et see on et sinna pingutust on nagu seda väärt, ütleme nii, et niisugune lihtne asi minu meelest, see on see, mida kõik näevad, ütleme jäätmed ja nõude kasutus, et need lihtsalt jäävad silma. Pean siia vahele tunnistama, et ma ise olen Ringo pakendite aktiivne kasutaja ja eile oli esimene kord poole aasta jooksul, kui ma läksin siin samas all, on Ringo see kastike ja see oli täis. Minu karbid ei mahtunud sinna sisse ära. Et kas see on hea märk siis? Just, aga ma siis küsiks edasi, kas siis ongi vaja igale festivalile, igale korraldusele need oma neid jäätmetiime, neid oma rohepealikke, kes aitaksid seda asja kontrolli all hoida? Kirsika, sinu vist on kõige parem kogemus sellega, sa ise oled ju rohepealik. Ja kas on vaja, ütleme siis jäätmetiimi, jah, kindlasti keegi peab ju need konteinerid tellima ja keegi peab need prügikotid sinna sebima. Võib-olla see on halduspealiku mingi üks nagu rida tema to-do listis, aga keegi peab selle töö ikkagi tegema ja ma arvan, et sinna meil läheb veel päris palju aega, et sündmustel üldse mitte midagi ei teki ja me ei pea konteinereid tellima. Nüüd teine pool, kas meil on vaja rohepealikku igale sündmusele? Mulle tundub, et täna igas tiimis võiks olla üks ekspert, kes teab sellest teemast natuke rohkem ja teab, kust mida tellida või kuidas mõelda või oskab suunata. Aga muidugi eesmärk on see, et me igaüks olemegi väike roheekspert ja me teame juba ise, et ka dekoratsioonide tiim teab, mis on jätkusuutlikumad lahendused, et ka toitlustuspealik teab seda ise ja keegi ei pea talle ütlema, et kuule, et taimsed valikud võiksid ka olla. Et tegelikult see on see minu eesmärk, mida ma nagu meie festivali tiimis üritan ka süstida, et iga tiimipealik ise mõtleks, kuidas tema saab käituda keskkonnahoidlikumalt seda sündmust korraldades. Mõtlen. Jaa, ma olen väga nõus, sest et ma igapäevaselt peaaegu meie korraldajatega nendel teemadel vestlen. Ja üks eesmärk, miks ma seda teen, on see, et korraldajad juba algfaasis, kui nad midagi planeerima hakkavad, nende keskkonnateemadega arvestaksid. Et väga raske on keskkonna peale mõelda või neid kestlikke lahendusi kasutada, kui sa tuled 2 päeva enne sündmust, et et me peaks vist hoopis nii tegema või et ma polegi nende nõude peale mõelnud, et neid peab ju ka ette tellima, et väga lihtne oli enne minna poodi ja osta need ühekordsed taldrikud ja topsid, aga nüüd sa pead suhtlema teenusepakkujaga, tellima need ette, pärast organiseerima nende üleskorje. Et kui sa selle peale tuled alles 2-3 päeva enne sündmuse algust, siis sul ei olegi laias laastus enam mitte midagi teha. Et põhimõtteliselt, kui sa tuled sellele ideele, et sul tahaksid midagi korraldada või mingit sündmust läbi viia, siis sa juba algusest peale pead mõtlema, et mis saab mida ma kasutan dekoratsioonidena, kas mul on toitlustajad, mida toitlustajad arvestama peavad, kes on mu jäätmekäitleja või see
partner, kes mu jäätmed pärast üles korjab, mis ta nendega teeb üldse. Et need on hästi suured korralduslikud küsimused, millega peab korraldustiim tegelema. Ja kuna meil on selline harjumus, et me ei ole, see on nii uus teema, et me ei ole nendele küsimustele varem pidanud vastama, siis see ei tule loomulikult ja selle eest peakski see keskkonnainimene või keskkonnaspetsialist, rohepealik nii-öelda seisma. Aga loomulikult tulevik on see, et iga korraldaja juba eos teab seda, et need teemad on nii-öelda korralduse alustalad, ükskõik mida ma teen. Aga kuna me veel ei ole tulevikus, me oleme olevikus, meil on olemas Tartu juhend, meil on olemas Tallinna juhend, meil on olemas ministeeriumi juhend. Et kuidas siis mina vaese korraldajana, mitte nagu finantsvaese, aga nagu lihtsalt, teate, aju saab täis vahepeal. Et kuidas mina selle korraldajana saan hakkama kõiki nende vahel manööverdamisega, võib-olla ta varsti välja veel ka Läänemaa juhend, võib-olla ta veel Eesti saarte juhend. Et kuidas ma suudan selle kõigile järgi peal pidada? Ma ei tea, kas teil on äkki mõni kommentaar nende kohta? Minul on absoluutselt iga asja kohta kommentaar olemas. Et see on nagu, tegelikult on see Eestis suhteliselt lihtne. Kui te võtate kõik need juhendid lahti, siis olgem ausad, nad on jube sarnased. Et ei ole nagu mingisugust sihukest, et nüüd toimus uus maailm, et nüüd on mingisugune kohutav uus pöör. Et põhimõtteliselt nii nagu Liina ütles, koosneb ta sellest 7 alajaotusest. Mõnel on võib-olla natukene nagu võib-olla karmimad või ma ei tea, kas on karmimad, et vaevalt, et nad on, enamik on praegu ikkagi väga siuksed soovituslikud ja pehmed. Välja arvatud ilmselt, mis puudutab jäätmeid ja ma arvan, et need on pigem reguleeritud omavalitsuse jäätmekordadega, aga muidu on ikka, et vaata ja mõtle ja pigem on nad sellised soovituslikud. Aga võib-olla, millest ma nagu tahaks rääkida, on see kommunikatsiooni pool, mida muu meelest nagu alahinnatakse. Et ma arvan, et need asjad töötavadki, et miks nad nagu Viljandis töötavad, on see, et sa räägid inimesega. Mitte sa ei saada talle kirjalikult e-mailiga lepingut, vaid sa räägid inimesega. See sama, eks ole, et see, mis me ütlesime, et me istusime Liinaga, need ürituse korraldajad, nende tiimid, me istusime maas ja arutasime punktilt need asjad läbi. Et see on nagu see suhtlus on nagu oluline. Ja teine ka, et see sõnumi edastamine ka siis oma partneritele, et ma ei tea, kuidas nagu Viljandi teeb, aga mul oli siukene huvitav kogemus, oli siis ooperipäevadel. Et ma siis sättisin ka nagu külge ees ennast sinna, et lähen siis ostan sealt baarist midagi, et vaatame, et kuidas nagu inimesed siis reageerivad nende kordukasutatavate topside peale. Ja siis oli see, et siis oli 2 soliidset vanaprouat ja siis baarmen hakkab rääkima, et vaadake, mitte midagi ei ole teha, see Tallinn nõuab meilt selliseid topse, et nagu öelda, et me oleme nagu sel aastal tublid ja proovime teistmoodi ja oleme keskkonnasõbralikumad, et see kuidagi nagu on, nagu tundub, nagu see oleks piinlik. Et see on nagu kummaline ja veel siukest 2 piinlikku momenti, mis ma saan ära rääkida, on see, et ürituse korraldajad nagu tihtipeale ütlevad, et nad üritavad küll seda vabatahtlikku panna sinna prügikastide juurde. Aga see vabatahtlik on suhteliselt kiiresti seal kadunud, sest meile on see piinlik. Ma seisan mingi prügikasti juures. Ei ole. No vot, ja meil nagu kõik ürituse korraldajad ütlesid, et jah, käin siin, vaatan välismaal neid maratone ja inimesed seisavad, juhendavad ja ei ole nagu mitte mingisugust probleemi. Meil ei taha ükski vabatahtlik sinna prügikastide juurde minna, et see on nagu üks pool ja siis mida ma vaatasin, mis oli nagu ka minu jaoks nagu hästi värvikas oli see, et see nüüd puudutas küll selliseid siseüritusi, mis me ise vahepeal linnas teeme, et eks me hakkame ka nagu ikka harjutama, et sõbrad, et kui ikka toitu üle jääb, siis pange nagu karpi see toit, et ärme saadame palun prügimäele. Ja see on nagu huvitav, et eriti meesterahvaste puhul, olete te näinud, et ta kunagi võtab karbi kaasa või? Et naisterahvad juba võtavad need karpe kaasa küll, kui meeles on, see käib minu kohta ka.
aga see ongi jälle huvitav, eks ole. Meil ei ole piinlik seda toitu saata prügimäele, aga meil on piinlik võtta see karp välja, sest võib-olla peetakse mind asotsiaalseks. Ta võtab ju toitu koju kaasa. Näljas on vä? Et noh, et kõik need kuidagi nagu ka see nagu need ühiskonna hoiakud on nagu huvitavad, et noh, et see on nagu huvitav, et meile nagu natuke nagu tundub olevat piinlik olla keskkonnasõbralik vahel, et no see on sellega, et eks see kala hakkab ikka peast haisema, et kuidas see ürituse korraldustiim ise suhtub sellesse, eks ole, ja sama on iga ütleme mingisuguse asutusega, ettevõttega ja nii edasi, et kui seal juhtkond ikkagi käitub risti vastupidi, siis on väga raske nagu tammuda, et teie peate nii tegema, vaata mina ei tee niimoodi. Et see on nagu, noh, ma arvan, me oleme vist suht eeskujulikud ja me võiksime iga päev prügikastide kõrval on ju inimesi juhendajad, jumala eest keegi saaks veel teada, kuidas tegelikult asjad käivad. Ja minul on kotis kogu aeg karp kaasas, sest mine sa tea, kus midagi alles jääb. Et see on niisugune elementaarne asi, mis mul on kaasas ja linnaüritustele üritame ikkagi käia ja tammuda, et tõesti, et kõik pakiks kaasa ja me näeme, et nüüd juhtkond ka liigub selles suunas, et kui sealt see samm tehakse ära, siis ülejäänud tulevad kohe kaasa. Et see valehäbi nagu kaoks ära, et see oleks väga tore, kui see teiste üritustel samamoodi oleks. Ja ma korra lisan, et see juhtkonna asi, et sellepärast ongi oluline, et mitte mina rohepealikuna, et me ei tee festivalina sellepärast, et Kirsika ütles, vaid sellepärast, et me kõik saame aru, miks me seda teeme ja siis ongi näiteks, et kui toitlustuspealik saab ka aru, miks me seda teeme, siis tal on ju ka lihtsam sellele 60 toitlustajale seda sõnumit viia ja nendega rääkida on ju, sest et mina ei jõua kõikide nende meie festivali partneritele seda rääkima, et sellepärast ongi oluline, et me saaks kõik tiimina aru, miks ja kuidas. Küsin korraks vahele, puhtalt isiklikust huvist. Kuidas neile karbid kohe kotti ära mahuvad, sest minul lihtsalt saab ruum kotis otsa. Mul on seal veepudel ja mul oli vanasti ka kahvli ja noa komplekt, aga mul lihtsalt saab ruum kotis otsa. Suurem kott tuleb võtta. Igas suuruses karbid mahuvad ära, ei ole üldse probleemi. Kokkuvolditavad karbid. Kusjuures mul on see ka ja ta ikka mul jääb alati see ruum puudu. Täpselt, ma võtan praegu söögi karbiga kaasa ja mul jääb alati karbiruum jääb täpselt puudu kotis. Väike kott. Aga me rääkisime praegu siin, et selleks, et saaks festivalil see muutuse teha, peab hakkama see mõtlemine iga kes sellest juhtkonna tasandist peale ja siis minema allapoole. Siis kas, kui me tahame, et meil nagu kogu valdkonnas midagi muutuks, kas siis see peab samm tulema siis linnalt meile või meilt linnale vastu? Või linna asemel võib olla ka siis riigi tasand. Et kumba pidi see liikumine siis suuremas sektoris peaks olema? Triin? Meie tegime seda ikkagi ülevalt alla. Võib-olla ma ei ütle, et see on õige või vale variant. See lihtsalt oli selline variant, mis meil oli antud hetkel kasutada. Et kuna Euroopa kultuuripealinn on väga selline ajastatud projekt, et see kestab just siis, kui sa saad selle tiitli kuni selleni, kui tiitliaasta on läbi, mis on siis umbes 5 aastat. Ja selle 5 aasta jooksul, kui sa oled endale võtnud mingid eesmärgid või sa tahad tuua mingit muutust kultuuri nii-öelda valdkonda, siis paratamatult sa pead mingid põhimõtted nii-öelda paika panema või strateegia endale looma. Ja me sõnastasime selle üsna ambitsioonikalt, et me tahame, et 2024. aastal veerand Eestit korraldaks ühtsete põhimõtete järgi kõiki oma sündmusi, mis on Euroopa kultuuripealinna programmis. Meiega koos Tartu ei ole üksi Euroopa kultuuripealinn, vaid 19 kohaliku omavalitsusega. See on väga eripalgeline nii-öelda piirkond. Kõikidel omavalitsustel on omad võimalused ja omad nii-öelda väljakutsed sellel teekonnal. Et seda saavutada, siis pidi tulema kuskilt ka see nii-öelda initsiatiiv ja seda Euroopa kultuuripealinn praegu eest veab. Aga hea on see, et me ei tee seda nii, et me ütleme, et nii, nüüd võtke see juhend ja tehtagu, vaid me saame kokku 2 korda aastas korraldajatega, meil on erinevad seminarid ja mentordamised, et tõesti aidata igat pidi seda korraldajat nendel väljakutsetel, mis sellel teekonnal on, et kui sa tahad saada keskkonnahoidlikuks festivaliks, kontserdikorraldajaks, teatrietenduse läbiviijaks, et see tõesti
mõtleksid või me mõtleme nagu koos läbi need sammud, et seda saavutada. Et see ei ole nii, et ma olen oma selle nii-öelda nõudmisega täiesti üksi jäänud, et me teeme seda kõik koos, me teeme seda kõik Lõuna-Eesti, terve Eesti jaoks ja ma arvan, et me teeme seda kõik Eesti looduse heaks ja ka, et selles mõttes see ühine eesmärk on meid siin väga palju aidanud. Et võib-olla ma teeksin seda selles mõttes teised, ma kutsuksin need initsiatiivgrupid kokku ja räägiksin võib-olla valdkonna erinevate korraldajatega ja teeksin nagu selles mõttes, küsiksin võib-olla nende sisendit rohkem, kuigi me tegime ka seda, kui strateegiat ja juhendit lõime, aga see kaasatus oleks toona võinud olla nagu suurem. Et praegu läheb sellele kommunikatsioonile ja juhendi nii-öelda inimeste viimiseni rohkem aega, et veel 40% Lõuna-Eesti korraldajatest ei ole juhendist kuulnud. Nii et tööpõld on lai. Ja ma tahtsin lisada, et tegelikult juhendi eesmärk ongi ju see, et mitte sa ei ütle, et nii peab olema ja olgu, vaid juhend ju peaks aitama, et kuidas ma siis saan selle, ja ma usun, et seda need juhendid ka kõik teevad, et lihtsalt kui nüüd on nagu mingid nüansid, et siis me saame seda täpsustada, aga lihtsalt vastukaaluks, et võib hakata ka teistpidi, et kõigepealt ei ole mitte juhend, vaid kõigepealt on lihtsalt soov teha asju paremini ja siis me hakkame kuskilt otsast pihta, et Viljandi pärimusmuusikafestivaliga täpselt nii oli, et me kuidagi ise tundsime, et võiks nagu ennast kokku võtta ja hakata kuidagi nagu natukene paremini minema ja hakkasime vaikselt tegema ja siis ühel hetkel tuli ka see Tartu 24 juhend ja siis me olime, et kuule, me isegi täidame päris palju neid punkte siit juba, et me oleme tegelikult, et me kõik mõtleme ikkagi samamoodi, et ja meie nagu omakorda saime seda initsiatiivi ka ikkagi külastajatelt ka, et võib-olla meie külastaja on natuke selline teistmoodi publik ja igal festivalil on see oma klientuur, aga meie ikkagi ka külastaja ootus on see, mida me täna nagu täidame mingis mõttes. Aga pigem mina arvan ka, et ei pea olema just et ülevalt alla, sest et olgem ausad, kui me ootame, millal sealt ülevalt asjad hakkavad liikuma, siis me jäämegi ootama, nii et tegelikult on palju asju, mis tuleb hakata just alt üles minema, et kas see on siis inimese tasandil, et igal ütleme ettevõttel on kindel uus inimene, tuleb uus hingamine ja asjad lihtsalt hakkavad liikuma, sest et muidu ei jõuagi lihtsalt see kuskile on, et seda juhtkonda ei jõua ära oodata, ütleme nii, ja ministeeriumi tasandil ka paljud asjad ju lihtsalt lonkavad ja ootad ja samamoodi siis ütleme see Tallinna jäätmeoluse eeskirjaga vastu võetud on ju punkt näiteks, et 1. juunist on siis need avalikud üritused kõik korduskasutuse peale, et me teame, et riik tuleb, aga et see sammu natukene varem teha, et anda ülemineku aega, katsetada see aasta ja nii edasi, et tegelikult saab iga omavalitsus oma, ütleme, sisereeglistikku kehtestada, et kuidas asjad peaksid olema, et vastasel juhul lihtsalt on palju ettevõtted, kes ütlevadki lihtsalt, et me ei liiguta enne, kui ei ole see seaduses punkt kirjas, eks ole, et seetõttu on võimalik, et kohalikud omavalitsused ise teevad need seadused või ka ettevõtte tasandil, kes iganes keegi kuskil töötab, et on võimalik ju teha otsused, et meie hakkame nii tegema lihtsalt, et muidu me ei jõuagi kuskile. Et me hakkasime väga teadlikult just selle piloteerimisega peale, mitte et kõigepealt hakkame mingisugust määrust tegema, et hakka piloodiga peale. Ja sul ei ole vaja nagu pärast kellegile paragraafiga pähe peksta. Sa võta see sama kamp, kes piloteeris ja pane nad rääkima. Ja nad räägivad hea meelega oma heast kogemusest. Ja siis ei saa mulle keegi öelda, et ei ole võimalik. Kui sulle räägib nagu see oma sektori inimene, et sai küll, eks ole, no ja küll sellega panime puusse, järgmine kord parandame. Et võib-olla seda me järgmine kord ei kasuta, eks ole, et ka ju tegelikult üks paremaid õppetunde on ka läbikukkumine. Ja see on ka see, mis nagu edasi viib. Et seda ei tasuks nagu kunagi alahinnata, nii et meil hakkas ka ikkagi põhimõtteliselt nagu alt ülesse, et teisipidi, et me oleksime jäänud veenma muidu, et võtke kasutusele ja olge mis iganes ja meil on paragrahv 5 lõige 4 ja mõttetu. Ma olen vaadanud, et päris palju pannakse ka taotluste juurde neid tänapäeval juba seda, et kirjeldage ära, mis on teie rohelised sammud, kestlikud sammud. Et kas see siis aitab ka kaasa päriselt selle protsessile, et äkki strateegiakeskusel on natuke kogemust selles osas?
no sellega on nii, et kui üritus peab küsima avaliku ürituse korraldamise luba, siis see käib läbi meie taotluse süsteemi ja loomulikult sinna on võimalik siis panna juurde, et mis on need tingimused, mida see ürituse korraldaja peab siis täitma. Et olgu see siis jäätmete liigiti kogumine ja võib-olla peale üritust siis ka aruandluse sisestamine, et sellest on ju vähe kasu, kui me ütleme, et kogugi liigiti, aga tegelikult kokkuvõttes jäätmevedaja paneb kõik kokku, on ju. Et me tahame näha ka pärast seda aruandlust, et kui palju, mis läks eraldi. Et see paneb rohkem pingutama, kui sa küsid ka pärast, et seda tagasisidet, ütleme nii. Aga seda on ka Tartul. Tartul on oma, ütleme ka portaal või see koht olemas, kus nad peavad siis annavad need tingimusi, mida siis ürituse korraldaja peab täitma. Et loomulikult need annavad siis suunise, kuidas teha paremini. Aitäh sissejuhatuse eest. Ja meil on seotud keskkonnahoidlikud põhimõtted Tartu linna finantskorraga. Ehk siis kõik organisatsioonid peavad järgima keskkonnahoidlikke põhimõtteid oma tegevuses ja samamoodi kultuuriosakonna toetuste süsteemid, et nüüd kui Tartu linnalt taodelda toetust oma kultuurisündmuse elluviimiseks, siis tuleb täita ankeet nende samade 6 valdkonna kohta. Materjalid, ostud, toitlustus, transport, jäätmed, energia, ressursitõhusus ja arvestamine ümbruskonna ja kogukonnaga ja seda igal korral, kui taotlust esitada ja pärast siis ka aru anda selle kohta. Praegusel hetkel me samm-sammult liigume, see on uus asi. Sellel aastal esimest korda me rakendame seda nii-öelda taotluste süsteemis ja hetkel keegi väga ei ole nagu vihast nägu teinud selle peale, et me selliseid asju küsime. Et loomulikult see on niisugune üleminekuperiood, praegu hindajad seda väga karmilt ei arvesta, ei nii-öelda selle põhjal ei tehta otsuseid, et kas sa kvalifitseerud toetusele või mitte. Küll aga see on osa teadlikkuse tõstmisest ja kasvatamisest, et võib-olla korraldaja ei olegi jällegi läbi mõelnud seda osa, et kust mul nõud tulevad või et millist, kas ma üldse jäätmeid sorteerin, et siis taotluse esitamise faasis on võimalik need ilusti läbi mõelda ja sellega siis ka arvestada. Et ja teisalt on see justkui nagu lubadus ka, et kui ma midagi välja toetusesse kirja panen, et siis ma justkui luban, et ma teen selle ära. Ja ma tahaks ka siin seda juhendi poolt nagu võib-olla selgitada veits, et see ei ole ainult nõuded, mida linn või Tartu 2024 nõuab kultuurikorraldajatelt, vaid see on väga kenasti kirja pandud juhendmaterjal, koos väga paljude toetavate materjalidega ja see juhend on üles ehitatud nii, et sul on soovitused ja siis on minimaalsed nõuded. Ja need minimaalsed nõuded on tõesti need esimesed sammud, mida iga korraldaja saab teha kohe alustades, et oma sündmus vähegi keskkonnahoidlikumaks teha ja siis aasta-aastalt või sündmuselt oma nii-öelda kompetentse ja oskusi ja praktikaid kasvatada, et keegi ei nõuagi kohe, et sul peab olema 100, aga tee vähemalt see üks asi ja üks samm ennem ära. Korra lisan selle taotluste koha pealt veel, et praegu jah, nagu võib-olla seda nii palju ei arvestata, et seal on see küsimus on ju, aga sellest otseselt ei sõltu su toetus, aga tõenäoliselt nagu aastate jooksul see lõpuks sinna läheb ja pigem siis juba harjutame praegu nagu kirjeldamas enda neid keskkonnategevusi või mõtlema selle peale, et meil ei tuleks nagu mõne aasta pärast üllatusena, et ma jäin toetusest ilma sellepärast, et selles mõttes see on ikkagi, ma arvan, nagu väga hea, et need punktid seal sees on, kas või mingil kujul. Maila, ütlesite, et ka ebanestuda on okei, aga see on väga magus aines tegelikult väikse skandaali jaoks, kui me tahame. Et näete, kultuurisündmus tuli, hakkas tegema ja nüüd pani kõik jäätmed läksid ühte prügijaama. Ja meil on kommunikatsiooni juures on punkt, et valmistu õelateks küsimusteks. Kuidas ma nendeks valmistuda saan? No ega see ongi nagu suhteliselt lihtne, et kui sind rünnatakse jälle sõnaga rohepesu, siis valmistu selleks. Ja noh, tegelikult need, kes seda juhendite koostamist on vist kõigil abistanud teha, et nemad ütlevad ka seda, et noh, et ole aus. Et see on see, mida tegelikult tunnustatakse, et et ära nagu proovi oma seda ebaõnnestumist nagu kinni mätsida. Et see on nagu rumal, et sa saad sellest õppida, et see on nagu kõige parem.
et ma ei tea, kas Viljandit on rünnatud või? Meid ikka aeg-ajalt rünnatakse. Meid vist nagu otseselt rünnatud ei ole, aga me jah juba vabandame alati ette, et tegu on piloodiga ja me ei tea, kuidas see täpselt läheb, aga me katsetame, teeme seda kõik koos ja nagu parema tuleviku nimel ja ma arvan, et nagu kui sa lood juba sellise soodsa nagu pinnase, et me kõik tahame kõige paremat, aga me ei tea, kuidas läheb, aga me katsetame, me teeme seda koos, siis isegi kui pärast on mingi jama, siis sul on ju ikkagi nagu lihtsam, sest et sa ju oled nagu läbipaistev olnud igas mõttes. Et nagu seda tavaliselt jah, ei karistata, et sa ütled, et sa proovid olla parem. Et tavaliselt nagu ikka karistatakse seda, kui sa ütled, et ma nüüd olen selline ja pärast kukud läbi, et siis. Aga jälle nagu see sama, et nagu jõuan mingil määral ringiga selle esmase sõnumi juurde, et mõtle läbi, et mida sa saad nagu rakendada. Et just nimelt, et jälle mitte seesama, eks ole, et mitte viimasel minutil, 3 päeva, siis ei ole nagu mitte midagi teha, eks ole. Et meie vist tegime ikkagi 6 aega enne neid üritusi selle esialgse kaardistuse, et mida saaks teha ja siis 2 nädalat peale üritust, sellepärast, et muidu pärast keegi ei mäleta enam. Et nagu see osa ka läbi mõelda. Tegelikult vist ikka mõnede ürituste puhul me päris pikemalt, et see korduv kasutatavate nõuded. Ma võin öelda, et mu üritus toimub juuli lõpus, on ju. Minul on juba praegu kõik diilid põhimõtteliselt, kinnitatud ei ole, aga tugevas läbirääkimises ja varsti hakkame lepinguid tegema, et see vist juba väga sõltub nagu su ürituse iseloomust, et millal midagi, aga kindlasti tasub nagu ette mõelda. Aga see suvel on ju. Ja see korduv kasutatava nõude asi on tõepoolest niimoodi, et kui sa pead ikkagi neid mingisugune 14 000 kokku saama, siis sa tegelikult kraabid peaaegu üle Eesti neid kokku. Et ma ei kujuta ette, kuidas meil laulupeoga läheb, aga eks me nüüd nagu selle nimel ka pingutame, et seal oleks suhteliselt siuke ka korduvkasutatav see asi. Aga ma pean tunnistama, et mulle nagu meeldib, et võib-olla võiks nagu seda natukene rohkem rakendada, et see oli vist esimest korda ma nägin, kui avalikult öeldi, et võtke oma tass kaasa. Oli see Serafima ja Bogdan Peipsi ääres. Ja ma küsiks, miks mitte? Ja siis ma pärast hakkasin mõtlema, et huvitav, et kuidas me nagu aastal 1980 laulupeol kõik ellu jäime ja düsenteeriasse ei surnud ja et kuidas nagu seal see nõude asi oli korraldatud. Kahjuks ei suuda mäletada. Ma ei mäleta seda, aga ma arvan, et seal oli ka umbes niimoodi, et sa pidid võtma oma plekkausi kaasa. Ma just täna hommikul kuulasin, mõne nädal tagasi oli kultuuristuudio, kus arutasid Ivo Felt ja Mihkel Kübar ka kõik see nõud. Ja nad täpselt ütlesidki seda, et oligi, et oma plekkruusiga, oma plekkausiga, et mis tegelikult tänapäeval ei ole ka tegelikult võimatu, et on ennegi üles kutsutud, et mine oma laulupeole oma taldrikuga. Ja minu meelest oligi ka eelmine kord äkki laulupeol niimoodi. Ja tegelikult teistpidi nad tõstatasid sedama küsimuse ka, et kui igaüks läheb oma taldrikuga, kas ei lähe metsikuks veel oristamiseks või nagu igaüks läheb ükshaaval oma taldrikut pesema, et kergem tegelikult on siis võtta ikkagi komplektiga üks ports ja panna masinasse. Et ja ma annaks ühe mikrofoni ja palun tõuske püsti ka palus kaamera. Mina olen Tarmo, Võnge festivali peakorraldaja. Ja ma nägin ka seda sama saatelikku. Ja mul tekkis seal kuidagi selline küsimus, et hästi palju nagu mõõdetakse festivalide ja ürituste sellist keskkonnamõju. Aga kuidagi unustatakse see poole ära, et samal ajal kui inimene on festivalil, ta ei ole kodus ja seal ei ole neid keskkonnamõjusid, mis muidu oleks või mis iganes muus kohas. Ehk siis sisuliselt, kui näiteks ma võtan selle tassi kodust kaasa ja pesen seda seal festivalil, siis alternatiiv oleks see, et ma olen kodus ja pesen seda kodus, et ma ei näe, et siin tuleks mingit suuremat veekulu või midagi sellist. Väga lahe näide. Ma ei kuulnud seda saadet, ütleme nii, või seda arutelu, et selles mõttes on väga hea näide, mida kaasa võtta endaga, aga edaspidi, et tegelikult on täpselt nii ongi ju. Et ega seda ju ei arvestata, et need inimesed, tuhanded inimesed sel hetkel tegelikult oleksid kuskil mujal ja teeksid midagi muud. Võib-olla veel midagi rohkem keskkonnavaenulikku, kui nad seal üritusel teevad, eks ole.
ma tahaks nagu seda kommenteerida, et ma rääkisin omale tuttavale, et vot ma nüüd tegelen sihukese teemaga, eks ole. Ja siis ta kinkis mulle sünnipäevaks 4 erinevat neid kokkukäivaid topse. Enamik olid siis silikoonist. Ja see oli põhimõtteliselt niimoodi, et ta läks siis kokku selliseks sentimeetriseks. Ja seal peal oli gaas. Ja ma küsiks, et miks ma selle üritusel pean seda pesema? Ma panen selle kaane peale, ongi kogu lugu, eks ole. Et ma ei saa üldse aru, et joogitopside puhul, et mis mõttes te räägite mulle pesemisest, et rasva joote või? Erinevaid jooke. Erinevaid. Kui sa juba segamini jood, siis ma ütleks, et joo samast topsist, su enda oma. Meil on tulnud digisse vahepeal 1 küsimus, 2 küsimus, võtame need vahepeale. Küsimus ürituste paigalt. Kas ja kuhu on võimalik pöörduda, kui on soov kutsuda külla rohespetsialist, kes vaataks üle meie tegevuse ja saaks aidata meil päriselt igapäevaselt rohkem roheliseks saada? No näiteks võib vaadata siis guugeldada sellist ettevõtet nagu Ascento ja seal on spetsialistid, aga ma arvan, et tegelikult ka kõik need korraldajad, kes selles osas nagu kuidagi silma on jäänud, minule võib alati helistada, kirjutada. Ma usun, et Triin ei ütle ka kunagi ei, et lihtsalt leida need, kes on kuidagi silma jäänud ja lihtsalt küsida ja kirjutada ja küll siis juba suunatakse edasi. Ja võib-olla need keskkonnaorganisatsioonid ka, et ma arvan, et neil vähemalt on kontaktid, et kui nad ise ei seleta või ei räägi sel teemal, et ma arvan, et isegi Keskkonnaministeeriumist võib küsida, et äkki nad oskavad kontakte anda, et kes tegeleb või tegelikult on niimoodi, et kui sa nagu mõtled ikkagi läbi nende samade juhendite baasilt ja tõmbad need ristikesed siis kas või sinna Keskkonnaministeeriumi kodulehele ära, et võiks nagu alustada sellest ja siis, kui nagu mõistust puudu jääb, et siis nagu järgmisena küsida. Võtame siis ka teise küsimuse digist. Korduvkasutatavate nõude teenusepakkujaid üritustele koguneb turule aina juurde. Kas panelistidel on oma lemmik, keda nad oskavad soovitada? No see on nii, et igal üritusel on oma iseloom, et kuhu sobib üks, kuhu sobib teine, et tegelikult minul ei ole ühte kindlat, mis mulle meeldib, et kui ma käin ütleme sellisel üritusel nagu praegu siin, siis ilmselgelt mulle meeldib tavalisest päris portselannõust süüa juua, et selleks ei ole vaja siia korduskasutatavat plastmassnõusi võtta. Kui me räägime mingi spordiüritusest, maratoni käin jooksmas, siis jooksupausi peal võtta lonks vett sellest ringotopsist on täiesti okei, on ju. Kui ma lähen jällegi ütleme Birgitta festivalile ja mujale, seal on ütleme panditopsi pakutavad veiniklaasid, mis näevad välja nagu päris veiniklaasid, tegelikult on eks ole plastmassist ja nii edasi, et igal üritusel on tegelikult oma nagu nägu, et kuhu mis tops sobib, et ma arvan, et kõik, kes on turule tulnud, on tulnud selleks, et jääda ja kõigil on kindlasti oma klientuur olemas, et kuhu nad sobivad, et ei ole ühte ainsat, ma arvan, mis siia turule jääb, vaid need mitu ikka. Ma vaidleks vastu, neid teenusepakkujaid ei ole kunagi liiga palju, neid on pigem vähe ja neid on vähe Lõuna-Eestis. Meil on Tallinn ja Harjumaa väga hästi kaetud. Brandipakendil on väga hea oma pesuliin, Ringol täpselt samamoodi. Meie Lõuna-Eestis peame kõik või need korduskasutatavad nõud tellima Tallinnast, et me ootame väga, et neid teenusepakkujaid tuleks turule juurde, et see teenus muutuks sujuvamaks nii korraldajale kui ka kliendile, et neid lahendusi tuleks veel ja veel, mida kultuurisektor saaks kasutada, just nagu eelnev paneel piletimüügisüsteemidega, et umbes sama palju võiks olla neid korduskasutatavaid lahendusi pakkuvaid ettevõtteid kultuurisektori jaoks. Ei, mulle lihtsalt sellega meenub, et mis on huvitav, et ka see, et ikkagi need vajadused, seda, mida nagu Liina just ütles, et ühelt poolt see iseloom, aga teisalt tuli mul meelde, et Mai Jooks just ütles, et ja siis nad tulid oma pooleliitriste topsidega, kuhu meil ei olnud nagu mitte midagi sisse panna ja paigutada oli neid ka keeruline, et kui te nagu seda tellimust esitate, et mõelge seda kasutajavaadet ka kindlasti. Ja üldse kuidagi nende anumate suurustega, et vist ka prügikastid ja selliste asjadega, et võiks nagu läbi mõelda, et mida teil iseenesest vaja on.
et kontrollige äkki mõne kasutaja peale, et mis nagu läheks. Meil on jäänud 5 minutit ja enne kui me lähme lõpuringile, kas on saalis veel kommentaare, remarke, küsimusi? Helen. Aitäh. Helen, olen Tallinmusiki korraldaja, aga teeme festivali ka Narva, Station Narva oleme 5 aastat teinud ja siis lihtsalt korra üks siuke dilemma, mis meil tekkis, et täpselt see teema, et võrgustik nendest teenusepakkujatest tegelikult on üsna Tallinna keskne ja meil oli täpselt selline olukord, et kas on mõttekam tellida see Topsi-ring sinna Narva ja sa mõtled, et ta tuleb, transpordib ta sinna, transpordib tagasi ja sa transpordid seda paketti edasi-tagasi või on nagu nii-öelda nagu keskkonnasõbralikum ikkagi nii-öelda võtta koha pealt midagi, mis seal kättesaadav on. Meie tolles hetkes läksime selle peale, et me ikkagi Topsi-ringi transportisime sinna koha peale puhtalt sellepärast, et see oli nagu kommunikatiivne tegevus ka. Et seal nii-öelda Ida-Virus väga palju ei nähta veel nagu neid lahendusi ja nii edasi, siis me mõtlesime, et okei, tutvustame. Aga see elevus ja see tunne, mis see kohalik publik sai, et nagu nii äge ja mis Topsid ja hoopis teine, et see nagu lõpuks ma tajusin, et see tasus nagu ära. Aga kas selliseid nagu, et kas te oskate sellise transpordikulu ka arvestada sinna sisse, et millal on mõttekas ja millal ei ole mõttekas? Me ise ka mõtlesime Autovabaduse puiesteed korraldades seda sama, ja me saime tegelikult päris palju neid kommentaare ka, et nii toitlustajatelt kui vist isegi meediast, et näete, et sõidate siin 2 korda nädalas Tallinnasse oma terve laadungiga. Ma julgen väita, et lõpuks see ikkagi on säästlikum kui ühekordsed nõud, sest et need on korduvalt kasutatavad, igat Topsi saab umbes üle 800 korra uuesti kasutada, kui mitte rohkem, vastavalt siis sellest Topsist on ju, ja minimeerida neid nii-öelda sõita ka, et see auto kunagi ei sõitnud umbes 2 kastiga, see auto sõitis alati täis laadungiga ja tuli täis laadungiga tagasi, et ta ei teinud siukseid tühisõite mitte kunagi. Ja väikeste sündmuste puhul 2 päeva pandipakendil on kogu see nii-öelda kogu Topse tegelikult praegu laos juba olemas, samamoodi Ringol, et selliste lühikeste sündmuste puhul ei ole see üldse mingi küsimus või probleem. Ja ma lihtsalt julgustaks võib-olla ka mõtlema nagu neid kohalikke lahendused, kui sa ei ole Tallinnas, aga et äkki see Narvas on mingi suur koolimaja, kus sa saad pakkuda seda toitlustust on ju, või laenata sealt lõusid. Et tegelikult praegu päris paljud COVID juba ka, nad on ise endale soetanud mingisuguse hulga Topse või võib-olla ka juba kaussu taldrikuid, et mitte alati jääda lootma pandipakendile ja Ringole, kellel tõesti on käed jalad tööd täis ja nagu et kuidagi, kui me teame, et tulevik on sinna suunas, siis miks mitte juba kohalikult nagu rohkem nõusid. Just, et omavalitsused saavad kindlasti siin olla toeks. Tartust üks hea näide on see ka, et tudengipäevad korraldavad iga kevad pannkoogi hommikut, kus osaleb 2000 tudengit ja nad teevad seda täielikult nagu tavaliste kruuside ja taldrikutega, et Raekoja platsis tudengipäevade alguses kohe selline suur söömaaeg on püsti pandud ja nad on kõik need nõud ise kogunud tudengite abiga. Et 2000 tassi taldrikut on neil laos olemas, mida nad muul ajal hea meelega välja võiksid rentida. Nii et tegelikult me ei tea neid korraldajaid, kellel on sellised nii-öelda kas dekoratsioonid, kaunistused või nõud olemas. Et see on kindlasti ka üks asi, mille poole me liigume, et tekiks selline inventaripark või siukene Craigslist, et kuhu inimesed saavad üles visata, et mis sul olemas on ja teised saaksid seda laenata. Üks mõte veel, et osa sellest mõttevisist on üldse, et mis teenused üldse on olemas mingites piirkondades, kogu regionaalne kultuur on mingis mõttes väga keskkonna ebasõbralik, me transpordime nagu mingid teenused, helivalgust, lavamust, et me Narva näitel rääkisime hästi palju sellest, et 100 kilomeetri raadiuse teenus, et nagu see on ka mingi mõtteviis, et vahel see ei olegi mitte lihtsalt nagu Topsi küsimus, eks ole, et see kogu see teenusepakkujate valiku küsimus ka. See on nagu mitte see 15 minuti linn, vaid 100 kilomeetri raadiuse teenuse pakkujad, ütleme nii, on ju. Aga tegelikult need ühekordsed nõud peavad ka sinna Narva kuidagi saama. Et on täpselt samamoodi transportitud millegagi. Nii need võrdlused, mida võib-olla ei too, mis on nii elementaarsed, et nii lihtsalt on, jah. See on nii palju laiem, et
räägime ainult praegu prügi sorteerimisest ja topsidest, aga ma olin Kirsika ühel koolitusel, kus sa rääkisid, see on nii huvitav, mis tähendab elekter, generaatorid, plakatid, flaierid. Kas meil on vaja neid riidest kotte nii palju toota ja kas neid meeled, et see, kas on vaja... Ja kas on vaja käe ümber panna see pael, eks ole? Just. Mulle öeldi, et võta pael, aga sa ei pea seda kandma. Et sa ei pea seda kandma, eks ju. Et tegelikult see on palju laiem. Ja kui me praegu rääkima hakkasime, ma tahan väga konkreetset nõuannet. Tops on väga lihtne. Tere, olen Pille ja olen Sõru Jazz Hiiumaal ja Tuletorni kontsert Ida-Virumaal. Et nii, võtame siis pandi topsist need topsid, sõidame Hiiumaale, rentisin bussi, võtsin eraldi inimese, kes tegeleb sellega. Ja ma saan sellest nüüd kõigest aru nendest topsidest, eks, et inimene võtab topsi ja ta saab sellega mitu korda siis jooki osta. Aga andke nõu, mida teha taldrikuga. Rasva teema, eks. Et kui seal ei ole kummaski kohas, ei ole jooksvat vett ja ma ei räägi üldsegi soojast veest, et mis lödistamine seal siis käima hakkab, et kus see kokkuhoid keskkonnasõbralikkus on. Et mida teha? Kahvlid, noad, taldrikud. Me oleme 2 aastat nüüd teinud küll topse rentinud ja see väga hästi töötab. Meil on prügi, ma arvan, et 2/3 vähem. Ja meil endil oli väga hea meel ja publik tuleb väga kaasa ja see kõik on väga okei. Aga ma tahaksin nüüd ühe sammu edasi astuda. Et andke nõu, palun. Rohepealikud. Aga taldrikutega ju saab samamoodi, et kogute kokku ja siis kui sündmus on läbi, siis lähevad Tallinnasse sinna nõudepessuliinile, et siis sul lihtsalt peab olema piisavalt taldrikuid nagu kogutud, et sa 2 päeva vastu pead. 3 päeva, 500 ja 3 korda siis söövad päevas. No, kui sul aga võib-olla, ma ei tea, Hiiumaal kindlasti kuskil ikkagi on mingi nõudepesumasin, nii et võib-olla ei pea mandrile sõitma pesema, vaid kuskil mingi kooli sööklad, et tegelikult ma usun, et need vähendused on. Eks, ei, me ei tahaks küll kooli avada suvel, eks. Et see ongi, et samm-sammult. Eks see on niisugune harjutamise küsimus, et ma ei saa nüüd öelda seda, et ma olen korraldaja ja mida iganes, eks ole, aga ma olen nagu lihtsalt mõelnud seda, et võtan selle oma nõu kaasa, pühin paberrätikuga puhtaks ja ma jään ellu. Ja siis, kui ma saan seda pesta kuskilt, siis ma pesen ja kui ma ei saa, asi nüüd. Muidugi see on suhtumise küsimus, ma olen täiesti nõus. Aga mulle natukene nagu tundub, et ma ei tea, kas me oleme nagu nii abituks muutunud, et me ei suuda seda nagu, võib-olla tasuks seda aeg-ajalt meelde tuletada, sellepärast, et võib-olla lihtsalt on nagu natukene liiga keeruliseks see mõte läinud, et äkki jälle lihtsustada, et mina oma kohvitassi puhastan ausalt öeldes niimoodi, et siis ongi see sama küsimus, et ma nüüd joon siit midagi muud, jah, mis... Nii, ma saan väga hästi aru nagu sellest murest, aga ma arvan, et siin ongi lihtsalt iga aasta järjepanu käid seal nõudmas siis seal Kärdla gümnaasiumi ukse taga või mis iganes, et ega sa ei ole ka ju ainus sündmus Hiiumaal, et küll neid teisi nõudeid tuleb ka juurde ja kui me kõik koos nõuame, siis äkki üks hetk hakkab nagu midagi muutuma ka. Ei see sama natukene ikka see harjutamise küsimus, et võib-olla küsid natukene vähem üks kord ja siis annavad äkki natukene, et nad saavad aru, et kõik ei läinudki katki. Aga võiks ka öelda, et nii nagu meie ütlesime, et 5% on kadu. Mis oli väga tore, oli mai jooksul, ütlesid need korraldajad, ütlesid, et seda käsitleti kui meenet, seda topsi. Et see lihtsalt nägidki, kuidas inimesed panid rõõmsalt kotti ja läksid koju sellega, sest nad said seda veel kasutada. Aga nad ju maksavad selle kinni, ega see ei lähe. See oleneb üritusest, et spordiüritustel näiteks nad ei maksa mingit panti, et osaleja ongi seal, ta tarbib selle veelonksu ära või midagi ja see läheb lihtsalt tagasi ringlusesse. Et seetõttu see oleneb ürituse iseloomust, et kas on pant või ei ole. Ja Tartu korvpalliklubi tegi nüüd toredad näopiltidega topsi, mis ongi nagu kollektsioneerimise eesmärgi rohkem isegi kui kohapeal tarbimiseks. Aga võtame siin nüüd äkki juttu kokku. Siia küll ei tule rohkem paneele sisse ja ka see vestlus võib pärast jätkuda siin vabas vormis. Ja veel enne, kui ma annan viimaseks mõtteks sõna, tuletan meelde, et meil siis tulevad sellised toredad ümarlauad,
kus me saame neid samu teemasid arutada ja kui olete Hiiumaal, teeme kasvõi Zoomi lingi, et väga ootame teid osalema. Ja samamoodi ootame ka ankeedile vastama. See kõik lingid on olemas ka Tallinn Music Weeki kodulehel, et ei pea siit skännima, kes praegu ei viitsi. Aga viimase mõttena mina küsiksin, et andke igaüks palun see üks asi, mida meie korraldajad, meie kultuurivaldkonna inimesed saaksime võtta nüüd kaasa ja minna, et oma ürituses, oma ettevõttes nüüd paremini teha. Et kas alustame Kirsika poolt äkki jälle? See üks asi. Ükskõik, mis sinu vastutusala siis seal sündmusel konkreetsemalt on, vaata läbi kõik oma tellimused, mida sa tellid ja kas sul on päriselt kõiki asju nii palju vaja. Võib-olla sul on midagi juba eelmisest aastast laos olemas, mida saad uuesti käiku lükata, nagu need käepaelad siin, nagu me kuulsime, on ju. Et lihtsalt nagu vaata kõik üle ja ma usun, et sa leiad need kohad, kus sa saad kärpida, et sa ei toodaks nagu üle midagi. Ära kingi mõttetut nänni. Räägi oma partneritega ja räägi oma külalistega. Ütle külalistele, mida nad peavad tegema. Kui nad peavad prügi sorteerima, siis nad peavad prügi sorteerima ja kui nad peavad topsi rentima, siis nad peavad seda tegema ka samamoodi partneritega. Et mida sa ootad neilt? Mis on su ootused neile ja kuidas te koos saate teha keskkonnahoidlikke sündmusi? Mõelda need asjad läbi. Ja ütle, miks sa seda teed? Suur aitäh, Maila, Triin, Liina, Kirsika, aitäh kuulajad. See oli siis tänane paneel, selle toa viimane, aitäh.